Tere! Puud on meil nüüd saetud, aga selleks, et need riita laduda, selleks tuleb need ära lõhkuda, siis nad kuivavad paremini. Aga et puid lõhkuda efektiivselt ja kiiresti, selle jaoks on meil tegelikult olemas ka eraldi masin. Ma ei ütle kirvega puude lõhkumise kohta mitte ühtegi halba sõna. See on väga hea füüsiline treening värskes õhus. Aga kui puud on vähegi jändrikumad või paksemad, et siis teinekord võtab see ikka päris õhmale. Et selle jaoks olen ma praegu võtnud siia ühe masina, mis teeb meie elu selle koha pealt palju kergemaks. Kui ma kirvega löön, siis on kirvel umbes 1 tonnine löögijõud. No, sõltub ka minu rammust natukene muidugi, aga sellel masinal siin on 5 tonnine löögijõud. Tegemist on väga tavapärase ja levinud puulõhkumismasinaga. Töötab ta hüdraulika peal. See tähendab seda, et meil on elektrimootor, mis ajab hüdraulika pumpa ringi. Esmapilgul tundub, et ta ei ole väga kiire, aga kui te nüüd jämedad puid lõhute, teinekord kirvega te lööte 3-4 korda, siis puulõhkumismasin lööb selle enamasti ikka 1 korraga pooleks. Ja sellega te juba võidate aega. Ja kindlasti on kergem. Te ei pea ehkima, te lihtsalt tõstate puusja vahele, panete masina käima ja läheb. Lihtne. Puu on pooleks. Aga nagu te näete, siin on meil selline tühimik. Iga kord praegu, kui ma siin masinat käima panen, siis esimese asjana läheb see tühimik. Võtab päris kaua aega. Selle jaoks parematel masinatel võimalus reguleerida seda vahekäiku, et oma puude pikkusele sobivaks. Antud juhul ma võin umbes siiamaani ära vedada. Mul on siin stopper. Stopperi liigutan õigesse kohta. Siis kui ma lasen kangi lahti, jääbki ta nii pikaks. See teeb mu töö lihtsamaks. Nüüd on ta mul paika regullitud ja tegelikult sedasi tehes läheb see päris kiiresti. Enamasti ei ole vaja nagu pikalt lastagi, et ta juba esimese korra peale 5-10 sentimeetrit lükkab siit üle tera ja ongi puu pooleks. Oma vana kirvest ma kindlasti minema ei viska, aga suuremad puulõhkumised võtan ma ette küll masinaga. Kohtumiseni!